Tere päevast näituse külastajad, tõuaretajad, loomakasvatajad. Näete, nagu tellikult on päike ka meiega siia tulnud. Kõigepealt tahaksin ma tutvustada teile meie seltsi juhatuse esimest. Selle aasta aprillist alates siis Monika Jõemaa, Karl Robert Jakobsoni talumuuseumi direktoris, rahvariietes, nii nagu minagi. Ja teiseks tahaks ma teile tutvustada Soomest Kalle Saastamainen. Tema on olnud Jokioise põllumajandusuurimiskeskuses pikka aega töö ja meil on soomlastega väga head suhted. Selle aasta augusti lõpus käis meil Eesti Maakarekasvatajate Seltsi juhatus Soomes. Mina hindasin seal Ida-Soome karja ja nüüd on meil hea võimalus siia kutsuda olnud Kallet. Kalle hindab meil täna Eesti maakarja. Meil on juba alates 2003. aastast siin olnud Eesti maakarja vissivalimine ja nüüd hakkavad siis teie ette tulema Eesti maakarja lehmad. Eesti maakari on ohustatud tõug, ta on meie oma kohalik tõug ja praegu on jõudluskontrollis ainult 478 lehma. Miks ma seda toonitan, sest jõudluskontroll on tõuaretuse alus. Kui me teame jõudluskontrolli andmeid, me suudame ka väikesearvulise tõu puhul saavutada häid tulemusi. Alati on siin Ülenurmel väljas olnud Tartumaa ja Viiandimaa maakari, aga vahepeal ma veel annan siis Kallele võimaluse siin keskel liikuda ja hakata juba hindama ja vaatama maakarja. Aga senikaua ma natuke siis räägiks maakarjast. Tundub niimoodi, et esimese laktatsiooni lehm ei oska ilusti käia, aga küll ta õpib. Kui te näete siin maakarja, siis te näete, nad on erineva välimikuga. Minu eesmärk sellel aastal oli see, et välja tuua just võimalikult erinevas vanuses maakarja veiseid. Siin on siis 6 maakarja lehma, 2 nendest lüpsavad juba 7. laktatsiooni, 2 5. ja 2 on siis noort esimest laktatsiooni. Alustaks siis meie tublidest maakarja kasvatajatest, kes aastaid on siin maakarja näidanud. Kõigepealt siis perekond Kaarel Voitki pere. 3. põlve Virve ja Varje. Nad on juba siin, mis te arvate mitmendat aastat, juba 15. aastat. Alustasid 3-aastaste tüdrukutena, nüüd on kasvanud gümnaasiumi lõpuklassi tüdrukuteks ja näete, kui kenasti nad maakarja veistega hakkama saavad. Ja tõesti suur aplaus, et sellised tublid tüdrukud meil on olemas ja et nad iga aasta siin oma maakarja veistega välja tulevad. Number 1-ga. Kõigepealt ma tahaks seda öelda, et meil on siin siis 7 veist ja nendel kõikidel on erinevad isad. Teatavasti pullide varik maakarja puhul on ju keeruline, sest väike tõug, ohustatud tõug ja häid pulli on raske saada, aga siia siis katsusime tuua võimalikult erinevate pullide järglased. Number 1, laul. Laul on siin näitusel täna juba 10. korda. Suured kogemused on sellel lehmal ja eks lehmadki mäletavad kaua oma kogemust. Välimikult on ta ikka veel endiselt ilus. Udar sellisel vanal lehmal loomulikult enam ei ole see, mis ta kunagi on olnud. Kuid aastal 2005 oli ta meil Eesti maakarja viss. Nii et laul on rahu ise ja laul on suurte kogemustega. Talutab teda Virve Kass. Number 2, Largo, isaks Oksfri. Oksfri on meie esimene embryost saadud pull ja nüüd on siis temalt saadud järglane siin ringis. Talutab Varje Kass. Selle perekonna 3 põlvkonda siis Kaarel Voitk on vana peremees, Urve Voitk on siis kaksikute ema ja nüüd on kaksikud siis siin teie ees. Järgmine maakarja omanik Rainer Parts. Temal on Tartumaa kõige suurem maakari.
8 maakarja lehma pluss sama palju veel noorkarja. Rainer Parts on meil ka juba aastaid siin maakarja näidanud ja lehm Miilu, kellega ta täna siin väljas on, isaks on Oksa Miilu ja Miiluga on ta olnud aastatel 2006, 2008, 2009 siin näitusel. Miks just Miilu, aga kellel on maakari ja kellel on maakarja põlvnemistunnistused, need võivad vaadata põlvnemistunnistuse esiküljelt Miilu ema Miilu. Nii et Miilu on selle poolest meil, näete küll pisikest kasvu, aga hea toodang, saab 5. laktatsiooni ja udar on ikka endiselt ka 5. laktatsioonil veel täiesti kena. Edasi number 4 ja number 5. Õunapu talul kõik loomakasvatajad teavad leapuuri, sest leapuuril on ju kõik meie Eesti 3 piimaveise tõugu ja ta peab kõiki neid väga edukalt. Eesti üks parimaid loomakasvatajaid. Alustab siis number 4-st. Number 4 Mari, isaks Jerti. Mari on ka juba aastaid siin näitusel olnud, on olnud maakarja visiiti omanik aastal 2006 kuni 2007. Et tegelikult, kui te näete, et tal on praegu väga suur udar, sest see on ju meil juba 7. laktatsioon ja Mari on ühtnud ligi 8000 kiloseid toodangut. Ja just sellepärast tõime ka Mari siia seekord veel, et on näha, et maakari on pikaealine, ta püsib karjas kaua ja terve rida on ka selliseid loomi, kes annavad ka väga palju toodangut. Ja Birgit Kruuse on meil alustanud täpselt samamoodi siin väikese tüdrukuna maakarja esikust ja on kasvanud näete kenaks neiust. Ja leapuur number 5 talutab Pipit. Kui te näete, Pipi on alles 1. laktatsiooni, seetõttu ta ongi täna udaraga, sest ta alles alustas toodangut, alustas väga hästi, 30 kilolitrat päevas piima, välimik, väga ilus, hele. Maakarja puhul on meil ka näha, et me suudame aretustööd teha. Pipi isaks on virvak ja väga paljud praegu olevad 1. laktatsiooni lehmad on ka võrreldavad virvakuga. Nii et väga tubli perekond. Edasi Enno Lohu Andressaare talu pere. Aga näete, meil on jälle 2 pisikest lapsekest, kes saavad kenasti loomadega hakkama. Number 6-ga talutab Kaisa Lohu Loorit. Loori on meil samamoodi olnud visitiitli omanik aastal 2008 ja näete isegi 80-aastane laps saab täiskasvanud lehmaga väga hästi hakkama, sest selle nimel on ta vaeva näinud. Ja tema pisike vend Kevin Lohu talutab number 8 lehmikud Bänni. Nüüd kindlasti vaatate, et sellel lehmikul on natukene imelik värv. Aga just sellepärast tõime selle lehmiku siia välja, et tõuaretaja näeks, et kunagi on kasutatud Eesti maakarja aretuses ka teisi tõugusid. Selles põlvnemises on ainult 7% Rootsi punast, 6% Jerseyt, aga kuskil tagantpoolt veel on piimašviitsi ja näete, need löövad mitme põlvkonna pärast alles välja, on selline kannikas, vasikas. Aga Kevin on ise alles 5-aastane ja saab päris kenasti üksinda hakkama, eks õige peab natuke teda aitama. Number 9, Erika Harm, osa ühistust, Katseharm. Sealt oli eelmine aasta meil visitiitli omanik ja samamoodi talutab neid Siim Aasmäe. Siim Aasmäe on Katsefarmi juhataja Birgit Aasmäe poeg ja kuna sealt ei olnud võimalik see aasta lehma välja tuua, siis ikkagi tõime välja ühe vasika. Selle vasika põlvnemises on ainult 9% Jersey, aga näete, kui me vaatame, siis on ta ikkagi silmade ümber veel heledad, kõrvade ümber heledad. Nii et erinevad tõud mõjuvad ka pikalt nendele seadustele vastavalt.
tänulikku. Ma usun nüüd, et Kallel on olnud võimalus selle aja jooksul välja valida 2 maakarjaveist lehma. Üks nendest saab reservisi tiitli ja teine saab maakarjavissi tiitli. Teeme veel siin paar ringi ja ma annaksin siis sõna Kallele, mis valiku ta teinud on ja siis katsume lehmad siia ühte ritta jätta. Tere päevast ja tervitusi Soomast. Ilmanteadus rääkisid valesti. Ma ootasin, että vihmasatu ja ei voinut kaasa rahva riiiltä. Aga se ei oleks ollut niin ilusti käteen sen kesken. Kõik lehmad on hästi ilusad lehmad. Päris lypsylehmad,